Tere kõigile Elustiili saade teiega koos TV3-s. Mina olen Mark Anatoli Ein. Praegu me oleme Eestis Tallinnas vanalinnas ja see on Niguliste kirik, kus toimub suur moeetendus Embassy of Fashion Paradiso. Paradiis. Täna me näeme Eesti tuntud disaineri kollektsioonid ja see on Aldo Jarso, Riina Põldroos ja Kätlin Bachkam. Kindlasti me räägime disaineritega, külalistega ja naudime moitsaid hetki. Alustame kohe praegu. Oleme Tallinnas, Niguliste kirik, varsti juba algab moeetendus Paradiso. Paradiis ja meiega koos on ainult suured staarid. Tere õhtust! Tere õhtust! Tere õhtust! Ja me tõepoolest valmistusime tänaseks etenduseks. Me ei ole veel midagi näinud, aga kuna pealkiri oli Paradiso, siis me otsisime oma koduaiast lilled ja panime omale kübarale. Mis on teie jaoks moeparadiis? Ma loodan küll, sest kui me nii pilte vaatasime, seal oli kõik nii õrn ja nii ilus, et ma loodan, et see kõik nüüd haarab meid endasse. Teie soovid kogu Eestile varsti algab show? Mina soovin suveks seda, et inimesed leiaks ennast mõnusalt kuskil puhkamas ja leiaks oma stiili ja tunneks ennast hästi. Embassy of Fashion moeetendus ja meiega koos pressiesindaja Carolyn Soidla. Tšau, tere õhtust! Tere õhtust! Kuidas oli üldse ettevalmistus täna? Ütleme nii, et oleneb siis, mis amet siin kellelgi oli. Minul oli üsna rahulik. Me tulime siia, vaatasime kõik asjad toolid üle, panime siis kohad paika. Et üsna selline minu töö oli siuke rahulikum. Mis on nagu teie jaoks on paradiis? Minu jaoks on paradiis õnnelikkus, mood kindlasti ja selline mõnus õhkkond. Ja teie soovid, moesoovid kogu Eestile? Jälgige fashion show'sid, ammutage sealt inspiratsiooni, kandke rohkem värve. Just, ja julgege katsetada. Ja olge meiega koos TV3-s! Meiega koos on tuntud Eesti disainer Kätlin Bachkam. Tšau, tere! Tere! No varsti juba algab moeetendus, aga milline on täna üldse siin atmosfäär Niguliste kirikus? No atmosfäär on täiesti ülev, see on taevalik nagu paradiis. Teie jaoks kõige paremad top 3 trendid sel kevadel? Sel kevadel, mulle isiklikult meeldib näiteks loungewear, nagu pidžaamad, hommikumantlid, neglišeed, see on minu isiklikud lemmikud. Et neid nagu kanda nagu tänavariietusena ja kui nad on siidist või sametist, täiesti imeline. Seal on palju narmast, palju siukseid hõljuvaid rüüsid, siidiseid, neglišeesid, et kõike seda, mis mulle endale nagu meeldib kanda ja mis mulle kuidagi tundub, et on praegu ka aktuaalne. Suvi tuleb, tahaks olla kuidagi mugav ja muretu ja stiilne. Minu moesoovid kogu Eestile on see, et olge stiilsed ja olge õnnelikud ja nautige oma elu. Tere õhtust! Tere õhtust! No milline on siin täna atmosfäär? Räägi mulle! No ikka ilusad inimesed ja ilusad riided. Atmosfäär on väga luksuslik, jah. Mis on sinu jaoks täieline paradiis? No paradiis on sinine meri ja pilved, päike, rannaliiv. Minu jaoks on see paradiis. Kuidas sulle meeldib Embassy of Fashion 3 tuntud Eesti disainerid? Mulle väga meeldib. Eriti mulle meeldib Riina Põldroos. Tema kleite on mul mitmeid ja teda ma väga armastan. Aga mulle meeldivad ka nii Aldo kui Kätlin. Millised on kõige tähtsamad trendid sel kevadel? Top 3? No mina arvan, et lisame oma ellu värvi, samas mugavust. Ma soovin, et ei mõtleks liiga palju üle ja kannaksite seda, mis teile meeldib.
see on kõige tähtsam. Ja see on kuldsed sõnad. Ja just, et kui te ise endale meeldite, siis te meeldite teistele ka. Me oleme Niguliste kirikus, kus toimub täna suur Embassy of Fashion moesündmus ja meiega koos on Riina Põldroos, tere! Tervist! Mis me täna näeme ja milline on üldse täna siin atmosfäär? No täna me näeme Embassy of Fashion kevadkollektsioone, et väga palju helgeid värve, lendlevaid vorme, imelisi kangaid, kõike. See on täitsa paradiis. Mis see tähendab teie jaoks? Paradiis on see, mille poole me kõik ju püüdleme lõpuks on ju, et selle moeshowga me üritame sellise väikse tükikese selle tuua siia tänasesse hetkesse. Aga palju aega läks ettevalmistuseks? No kollektsiooni ettevalmistus hakkab kohe pärast eelmist show'd, et siis põhimõtteliselt pool aastat oleme seda ikkagi ettevalmistanud, aga selline viimane õmblemine ja tugevam töö on võib-olla kestnud selline paar kuud. Mina olen seekord kasutanud kangast, mida ma väga palju enne kollektsioonides ei ole kasutanud, organsat, et see on selline läbipaistev kangas, mis teiselt poolt, ta on ühelt poolt hästi õhukene, aga hoiab väga hästi vormi, nii et sellest on tehtud sellised suured 3D lilled kleitidele ja suured seelikud, aga teised ikkagi nagu sama, mis ma kogu aeg kasutan, siidi. Koha valimine on alati hästi keeruline töö, et leida täpselt see sobiv koht, et kus kollektsiooni näidata. Et kuidagi see Niguliste kirik on kogu aeg olnud hingel, et siin ja praegu on see altar on lahti ja et meil on siin palmid ja see kõik on nii pidulik ja nii helge ja ilus, et tõeline koht paradiisiks. Teie soovid, moesoovid kogu Eestile? Tuleb olla helge ja ilus ja kevadine, et mida suvisemaks ja soojemaks ilm läheb, tuleb seda ka nagu riietuses ikkagi väljendada. Katrin Tust meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! Nii tore teid näha. Mis on teie jaoks tähendab paradiis? Ma arvan, et midagi sellist helget, ilusat, armastusväärset, kindlasti ka vallatut, nii et ja vabadust kindlasti. Loomulikult see on ikkagi ju kunstiväärtus ja väga põnev koht, et iga päev siin ei käi, nii et ma arvan, et väga tore, et mood on just nimelt sellises kunstimuuseumisse kirikusse toodud. Teie soovid kogu Eestile? No ootame seda suve ja loomulikult praegu siis naudime seda kevadet, sest et ei ole nii soe, aga tegelikult on ikkagi ju imeilus. Jäige meiega! Räägime külalistega ja staaridega, tere õhtust! No tervist! Nii tore siin näha, nagu pole ammu näinud. Kus sa üldse praegu rohkem nagu elad, kas Prantsusmaal või Tallinnas, Eestis? Ikka Pariisis ja, ikka Prantsusmaal. Mis sinu jaoks tähendab paradiis ja kus see asub? Paradiis on su enda südames, eks ju, ja su enda peas. Ega seda paradiisi kuskilt mujalt eriti otsida ei anna kui ikka iseenda sees, sest et kui endaga pole rahul, siis võib su ümber olla ükskõik milline kuld ja kard, ega siis saab paremaks ja õnnelikumaks ei muutu. Ega see ongi selline väga budistlik arusaam, eks ju. Paradiis on su enda sees. Niguliste kirik on ju, muuseum on ju selline suurepärane koht ja neil on siin ikka oma ajalugu Embassy of Fashionil ja Aldol ja kõigil, et nad on teinud siin showsid varemgi, et see on selline väga paradiislik koht ju täiesti. Ja sinu soovid kogu Eestile? Nautige seda ilusat valget aega, mis kohe on hakkamas suve, kevadet ja seda meil väga palju siin Põhjamaal pole, et võtke sellest viimast. Jäige meiega! Embassy of Fashion moeetendus Paradiis jätkub, aga see pole veel kõik, mis me saime teile näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s.
kõigile elustiilisaade TV3 jätkub. Praegu me oleme Tallinnas kesklinnas, kus asub meie lemmikbutiik Glance ja Glamour. Aga praegu kindlasti me räägime stiilist ja moest. Varsti on juba uus hooaeg ja siin Glance Glamouris on uus Itaalia bränd Amen. Aga praegu on meiega koos brändi omanik ja asendaja Giovanni. Hello, nice to meet you. Ciao Marco, how are you? And ciao to everybody in Estonia. So how do you feel to be here? I know it's your first time in Estonia. It's amazing. I mean, I never visited Estonia before. I found a beautiful city, beautiful people, welcoming people, so I'm very happy to be here. And of course here in Glance Glamour, new Italian brand Amen. What does that mean? Amen, comes out from love, okay? The DNA of the brand is love. We spread love throughout people, throughout our jewelry. This is what Amen is. The story starts 13 years ago in Italy. We are out of Tuscany, beautiful Tuscany, south of Florence, and I got inspired from those hills, from the beauty of the land, and we created the Amen brand. Of course, new collections are always inspired by love, okay? So love, and we are presenting new beautiful hearts, different shapes, different colors, and we are going to introduce it for the fall-winter season. Then we have emotions, because Amen is about emotions as well. And regarding emotions, we have a side collection named Emotions, because we want to give emotions to our beloved ones. And it's through a jewelry. Inside the jewelry, you can have your picture, your video, your voice, so you can really give it as a gift to the ones you love. And of course, new collection Amen and Emotions you can find here in center of Tallinn in boutique Glance and Glamour. Yes, because Glance and Glamour, through the owner Eve, our beautiful host, she is the official agent for Amen and Emotion in Estonia, Latvia and Lithuania. How to decide which collection you have to wear it in the new season? But everybody chooses the way they want to dress. Look at you, you're beautiful, you're wearing the jewelry the way you like. You're a fashion guy too. So it really depends on ourselves, what we like, what we want to dress, the way we want to dress. Now everything is mix and match. We like to mix and match our jewelry because first for me, Amen is an accessory, that can define your personality. So the more you like, the more you wear, and it's always beautiful. So it's really up to us. What you would like to wish to Estonia? Okay, to Estonian, I would like to wish that they can enjoy a little bit of Italy through our Amen jewelry. Tulge külla ja kõige viimased uudised ja uued kollektsioonid te leiate glamour.ee e-poes, aga elustiilisaade TV3 jätkub. Ainult säravad külalised meiega koos Annu Sagim, tšau! Miau ja tšau! Milline on siin täna atmosfäär? Täna on väga eriline ja väga sophisticated, et kõik inimesed on kuidagi vaos hoitud. Mis on sinu jaoks paradiis? No paradiis on see, kui ma ikkagi olen mingis sellises kohas, mis jätab mulle eluks ajaks mingi emotsiooni. Ehk siis, kui ma tunnen ennast kurvalt või natukene, võib-olla olen ületöötanud, võib-olla olen stressis, aga ja hiljem ma vaatan neid videosid, sinu omasid eriti, mis on alati väga positiivsed ja pilte, siis mul nagu meenuvad need hetked ja need on nii olulised, et lausa pisar tuleb silma. Sinu soovid, moesoovid, sensuaalsed soovid ja kevade soovid kogu Eestile. Ma ärge kartke värve, mulle tohutult meeldib, kui ma siin täna ringi vaatan, inimesed on näinud vaeva. Nad on mõelnud, kuhu ma tulin, miks ma tulin ja mida ma tahan siit saada. Ja nad on ka vastavalt ennast riidesse pannud. Ehk siis, kui te nüüd vaatate täna siin ringi, siis te saate täpselt aru, kuidas käituda, kuidas riietuda ja millises meeleolus olla. Ja jäige meiega!
ja Triisa on meiega koos. Tšau! Tšau! Oh, sa nii super välja näed. Aitäh! Ja ennem kui me teame kõik, milline atmosfäär siin, kust koha see imeline look ja palju aega täna läks ettevalmistuseks? No, minul on Ketlin. Ja aega ei läinud väga palju. Ketlini käest peab küsima, palju temal läks aega tegemiseks. Nii et ei. Mul oli pigem ikkagi see, et ma olin näinud natukene mingid pilte, mis meid ees täna ootab. Ja ma pigem olin see, et jõuda õigel ajal siia. Ja... Milline on täna siin üldse atmosfäär, nagu õhkkond siin kirikus? No ma arvan, et kirikus on alati midagi teistmoodi. See annab juba hästi palju suursugust ise nagu juurde üldse sellele kõigele. Ja no kui sul on kilomeetrite viisi siidi, siis mis saaks veel parem olla, kui mitte siin? Sinu soovid kogu Eestile? Päike tuleks välja. Ja ainult suured staarid meiega koos. Tšau, tere õhtust! Tere õhtust, tere õhtust! Nii tore teid näha. Kuidas sulle meeldis mu etendus täna? Väga imbasilik. Ütleme nii, et Riina on alati oma enda klassikas selles mõttes, et tal on väga oma käekiri, tal on väga oma klientuur ja lõpukleidid Riina Põldroos on kindlasti midagi sellist, mis on võib-olla iga väikse tüdrukunistus. No Aldo üllatas, on näha, et tal on, kuidas öelda, selline tugev inspiratsioon sees. Aldo on väga tugevamalt kui võib-olla mõned aastad on tal olnud selline nagu otsimise teema, aga täna oli tema läbi aastate selline litter, hea lõige, selline nagu tugevus, hästi ilus värvigamma ja noh, Ketlin, kes armastab Ketlini, siis ma arvan ka väga tugev kollektsioon oli Ketlinil, nii et võib-olla, mida ma võtaks kokku on selles mõttes, et midagi, mida tasub kappi soetada, mis on moes ka 20 aasta pärast, aga väikeste selliste kaasaegsete nüanssid. Tahaks teada teie soovid kogu Eestile? Kogu Eestile või? Rahu. Et see on võib-olla minu tänane nii eluliselt kui võib-olla see punkt oma elus, kus ma tahaks kõige rohkem rahu, tasakaalu, stabiilsust ja kiireid otsuseid. Jäige meiega! Embassy of Fashion moe etendus Paradiso Paradiis ja meiega koos Aldo Jarso. Tšau! Tšau! Uskumatu moe etendus, aga esimene küsimus üldse, milline on siin täna atmosfäär? Paradiis, kevadiline paradiis, et sest külmast ilmast on nii kõrini, et kõik ootavad suve ja me proovisime selle suve kirikust tuua nagu lavale. Me oleme näinud nagu esimene kord nagu sinu elus, see nagu meeste kollektsioon, kus kohas tuli see mõte üldse? Praktilisest vajadusest. Meestel ei ole ilusaid riideid poest saada. Ma ei tea, kus sina käid ostmas enda riideid, aga kindlasti mitte Tallinna poodides. Nii. Ja siis mul tuli mõte, et ma vajan ise nagu ägedaid riideid. Mu klientide mehed vajavad. Kõik kohe küsivad. Ja nüüd ma tegin need asjad ära. Mulle meeldib see koht, Niguliste muuseum meeldibki sellepärast, et siin on seda õhku ja ruumi, mida väga vähestes kohtades on. Ja kui välismaal toimuvad need etendused, toimuvadki tegelikult sellistes ilusates suurtes ruumides, siis Eestis neid ruume ei ole nii palju võtta, aga mina võrdlen kõige rohkem siis nagu tegelikult seda Niguliste muuseumit Grand Paleega, kus tegi eluaeg showsid, Chanel'i showsid Karl Lagerfeld, et see avarus, kõik see, jah, rahvast mahub vähe, aga kas mood peab siis olema nii 3. või 5. reast vaadatav, et nagu me siin suutsime teha, et ongi ainult 2 rida ja inimesed kõik näevad. Kandke värve, siis tuleb see ilus suvi ka lõpuks kätte, et ootame. Ja olge meiega koos TV3-s. Mida rohkem, seda parem. Suur moeetendus Embassy of Fashion ja see on Paradiis. Aga see on kõik, mis me saime teile täna näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanalit ja veel moeinfot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal Elustiili saates.